Räägin teile siis sellest, et millised konventsioonid, ILO konventsioonid on Eestis ratifitseeritud, mis on need murekohad ja nagu Peep juba tegi ka väikse sissejuhatuse, siis ütleme, kuidas on see olukord siis paberil ja päriselus ja mille poolest see erineb. Et kõigepealt suur osa selliseid kõige olulisemaid, ametiühingutele kõige olulisemaid asju on meil tegelikult põhiseaduses olemas. Sealhulgas streigiõigus, avalike koosolekute pidamise õigus. Me ise aeg-ajalt arvame, et meil on seadus selline kehva ja ei toeta ametiühinguid piisavalt. Aga on välja toodud, ütleme, teiste riikide ametiühingute esindajate poolt seda, et tegelikult selle seadusega ei ole üldse nii kehvasti, et kõigis teistes riikides ei ole see lugu nii hästi kui Eestis tegelikult. Nüüd ILO ise on Eestile andnud ja üldse Baltimaadele andnud kriitikat selle kohta, et me väga vähe jagame sellest, mis me teeme nendega. Et nad ühest küljest ütlevad, et see on nagu mõistetav nende jaoks, et ütleme, see võimekus, see taust ongi selline, et võib-olla on keeruline, aga see on ütleme, üks selline kriitika nende poolt meile. Ja nad mõistavad, et siin on seda tausta, see, kust me tuleme, nõukogude aeg, me ise tahaksime või me ise arvame aeg-ajalt, et me oleme nagu sellest üle saanud või ära unustanud. Ja oleme, ütleme, selle poole tee milestone'i Põhjamaadele juba ületanud ja tegelikult juba seal ühes paadis, aga natuke on see olukord kujunenud meil ikkagi teiseks. Et ütleme, üks, millest on palju juttu olnud, on nii meie kui ütleme, suures osas see puudutab kõiki Balti riike, on ametiühingu liikmelisus ja kollektiivlepingutega kaetus. Et paraku siin, ütleme, kui püüda mõtestada seda olukorda, siis sellest päris üle ega ümber ei saa, et liikmelisus on suhteliselt madal, alla 10% ta on. Kollektiivlepingutega kaetus Eestis on parem, aga ütleme, see, mis see taust on või mis on olulisem kui need numbrid või konkreetsed protsendid, on see, et ega tegelikult töötajat ei ole ühtegi teist esindajat. Töötaja häält ei kanna edasi keegi teine kui ametiühing. Ehk siis ametiühing, kui ka, võib öelda laiemalt selline demokraatia tööriist on ühiskonnas vajalik olenemata sellest, milline on konkreetne liikmelisuse protsent või mingisugune kaetus. Ehk siis see ametiühingute töö, mida nad teevad, on ühiskonnas laiemalt vajalik kui liikmelisus. Ja ütleme, mida ILO veel välja toob, on see, et nende nägemuses see viimane kriis, mis oli 2008 majanduskriis, muutis seda Eesti kollektiivläbirääkimiste praktikat, et siis kadus väga palju usaldust sotsiaalpartnerite vahel, ametiühingud tegid järeleandmiseid, neile lubati kompenseerida hiljem, kui olukord paraneb, asjad taastada, seda ei juhtunud alati. See, ütleme, usalduse kaotus või usalduse vähenemine ei puuduta sugugi ainult ametiühinguid, vaid ka tööandjaid, et ütleme, kõik 3 poolt riik, tööandjad, ametiühingud, et ütleme, see side muutus märkimisväärselt nõrgemaks. Üks slaid siis konventsioonide kohta, mis on Eesti ratifitseerinud, vähemasti paberil. 8 põhikonventsiooni kõigis Balti riikides ratifitseeritud. Need konventsioonid puudutavad siis ühinemisvabadust, konventsioonid 87-98, lapstööjõu kasutamist, 138-182, sunnitud tööjõudu, konventsioonid 29 ja 105, ja võrdset kohtlemist, mis on siis 100 ja 111. Ma lisaks panin siia juurde ka 144, mis on siis kolmepoolsus pluss siis ILO-le tagasi raporteerimine. Ja ma nüüd kõiki neid 8 põhikonventsiooni
ei hakka võib-olla väga lahkama, aga võtan kõige olulisemad, mis Eesti kontekstis on olulised või mida meie näeme, et on teemaks. Ühinemisvabadus kindlasti, 87 ja 98 konventsioonid. Nagu öeldud, siis ütleme, väga põhilised õigused on meil põhiseaduses, teistes seadustes samamoodi tuleb ametiühingu õiguseid, ametiühingutel on oma seadus, kollektiivlepingu seadus, töölepingu seadusest midagi, ehk siis ütleme, nende konventsioonide puhul on tagatud lisaks ratifitseerimine ka see ütleme, jõustamine. Aga siin on ikkagi mõningad probleemid, et esiteks sanktsioneerimine, et mis siis, kui seda õigust rikutakse, mis siis saab. Ja ega eriti midagi väga ei saa. Et see on ka üks probleem, millele ILO on tähelepanu juhtinud. Lisaks piirab Eesti seadusandlus teemasid, mida sotsiaalpartnerid tohivad omavahel üldse kokku leppida, mis on samamoodi, ütleme, ILO jaoks võib-olla isegi selline natukene kummaline. Ehk siis, et ütleme, nende teemade täna on võimalik kokku leppida, laiendada näiteks sektori tasemel palgaküsimust, töö- ja puhkeaja küsimust, aga erinevatest sektoritest on tulnud lausa soovi nii tööandjate kui töötajate poolt leppida kokku ka muud, et näiteks täiendõppe, koolitused, miks ei võiks olla sellised asjad kollektiivselt kokku lepitud teistmoodi, kui võib-olla seadus ütleb. Ja ütleme, üks kõige suurem probleem selle ühinemisvabadusega on meil ametnikud, et palju aastaid, juba üle 10 aasta see mure on olnud. See on üks väga väheseid kordi minule teadaolevalt või ütleme, minu ametiühingu staaži jooksul ainus kord, kus on nii otseselt ka Eesti pöördunud ILO nõukogu poole selle probleemiga, et ametnike siis ametiühingutesse kuulumine, nende ühinemisvabadus Eestis ametiühingute hinnangul ei ole piisav, ei ole tagatud, et töö sellega kindlasti jätkub. Nüüd järgmised konventsioonid, siis mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused, konventsioonid 100 ja 111. ILO ütleb, et meil ei ole piisavalt efektiivseid meetmeid rakendatud, et nende konventsioonide sisuline mõte või see toimimine tagada. Ja kui vaadata, mis meil näiteks teeb palgalõhe, siis on raske sellele ilmselt ka vastu vaielda, et sooline palgalõhe Eestis kõige suurem, iga aastaga väheneb umbes protsendi võrra, mis on mis on samm õiges suunas iga aasta, aga siiski suur. Ja ütleme, mida on raskem võib-olla, mida uuritakse vähem ja mida on raskem näppu peale panna, on igasugused muud need palgaerinevused või palgalõhed, et mitte ainult sooline, aga siin ka regionaalsed palgalõhed võib välja tuua, rahvuslikku palgalõhed samamoodi, mille kohta infot ja uuringuid vähe on. Ja ütleme, ILO kommentaar jällegi täpselt samamoodi, et kui ka konventsioon on ratifitseeritud, isegi kui on mingisugused meetmed, siis kui rikkumiste puhul puuduvad sanktsioonid, siis ütleme, see tõsiseltvõetavus või see päris elu on natukene keerulisem. Siis jätkan konventsiooniga 144, mis puudutab kolmepoolsust ja ILO-le tagasi raporteerimist. Mainisin ka juba, et 2008 ja majanduskriis, viimane suurem majanduskriis oli selline koht, kus olukord halvemaks läks. Usaldus kadus sotsiaalpartnerite vahel, ütleme, mitmed kokkulepitud asjad enam ei töötanud, aga tänane olukord on tunduvalt parem, et see oli, kui ma nüüd väga ei eksi, siis 2018 aasta Jüri Ratase esimene valitsus, kus sai taastatud kolmepoolsed läbirääkimised kõige kõrgemal tasemel
tööandjate keskliit, ametiühingute keskliit ja siis kolmanda osapoolena siis laua taga ka peaminister või Sotsiaalministeerium. Et Peep ka sissejuhatuses mainis juba, et sellest ajast on palju muutusi olnud, ametiühing on alati laua taga. Ütleks, et tänane olukord on selline, et töövallas ilma ametiühingute osaluseta või ilma ametiühingute laua taga olemiseta väga midagi ei muutu. Et siin on üritatud, paindlikkusest ma natuke räägin, paindlikkus on selline teema, mis meil on aastaid olnud väga teravalt laual. Seda survet teha muudatusi ilma ametiühinguteta me aeg-ajalt näeme, aga see siiamaani, tänases seisus me võime öelda, et sellised muudatused ilma ametiühinguteta ei ole võimalikud. Me hindame seda, me peaks seda hindama, siin usaldus ja selle usalduse taastamine ja ametiühingute tõsiseltvõetavus ja arvestamine kui konstruktiivsed partnerid on ääretult olulisel kohal. Et selle tagasi võitlemine võttis 10 aastat aega, võib-olla isegi rohkem, ja see olukord on parem enne, kui ta oli ka enne seda majanduskriisi. Nii et kõigis meie tegudes, vähemasti mida keskliit teeb, me püüame neid mõtteid jälgida ja püüame nagu jälgida ka seda, milline on see laiem mõju meie tegevusel. Nüüd, mis on need väljakutsed, millega me siis nii seadusandliku kui ILO konventsioonide raames täna rinde pistame? 8 põhikonventsiooni, nagu öeldud, sai ratifitseeritud kõik väga hästi. Aga kui sealt edasi vaadata, siis ratifitseerimisest on vaja ta jõustada ja seal on vaja kuidagi anda talle, integreerida see siis päris ellu, et seadustesse on ta hästi integreeritud, need konventsioonid, aga see ei tähenda, et nende konventsioonide, et nad sisuliselt toimiksid nii, nagu ILO seda mõelnud on. Üks selline üldine kommentaar ILO poolt on olnud see, et meil on üpris keeruline, on töötajatel ligipääs õigusele või õigusmõistmisele, õigussüsteemile. See on keeruline, see on töötajate jaoks koormav ja kallis, meil on töövaidluskomisjon, töövaidluskomisjoni reformitakse ja hakatakse reformima, aga kes on käinud kohtus või ametiühingute juristid, kes on pidanud esindama töötajaid kohtus, nii siis need töötajad ilmselt on nagu näinud seda kadalippu, mis nad sageli läbi peavad käima. Meie, sellised tööturumehhanismid ei ole tänapäeval sellisel tasemel veel, nagu nad on Põhjamaad või Lääne-Euroopas. Ja seda tuuakse välja kui sellise, ühe põhjusena, mis juhul, kui on nõrk, siis võib anda suuremat jõudu kõvapinda sellisele parem ekstreemsele populismile või sellisele ärakasutamisele, poliitilisele ärakasutamisele, et me näeme seda tegelikult Lääne-Euroopas ka, et siin Holland, ka Saksamaa, Prantsusmaa, kõik suuremad riigid, ametiühingud kõigis nendes suuremates riikides sellega rinde pistavad, Eestis samamoodi, et see on nagu ka koht, millele on ETUK, ehk siis meie Euroopa katusorganisatsioon tähelepanu juhtinud ja mis on üks suuremaid väljakutseid täna. Ja lisaks, üks väljakutse ka siis sektori taseme kollektiivläbirääkimised ja nende lepingute laiendamine, et ka selle sama projekti raames meil põhirõhk oli sektori tasemel, me tahaksime näha rohkem lepinguid sektori tasemel. Me oleme vaeva näinud, meil 2 toimivat täna on transpordis ja tervishoius, aga olukord on mõnevõrra läinud keerulisemaks, kuna siin viimaste aastatega on lisandunud esinduslikkuse nõudeid, need on muutunud karmimaks. Ja sellega seoses
oleme püüdnud mõningaid asju läbi rääkida erinevates formaatides, et me ei pea tingimata selleks, et sektori tasemel või sektori jaoks midagi kokku leppida, me ei pea tingimata sõlmima võib-olla kollektiivlepingut, siin on, ütleme, meil on hea tahte kokkuleppeid näiteks. Ma usun, et tänase päevaõhtul sellest on veel juttu. Ja veel, nagu ma juba korra mainisin, paindlikkuse toomine töötoetesse on meie põhiteema olnud viimased väga mitu aastat. Inglise keeles on selline termin nagu flexicurity, mis eesti keeles võiks tähendada siis flexibility plus security. Ma ütleks, et on pigem, ütleme, see meie taotlus on turvaline paindlikkus, mitte niivõrd nagu paindlik turvalisus tegelikult täna. Sellepärast, et me näeme ise, et mõnel pool selline paindlikud töövormid või paindlikkuse toomine on ka töötajate huvides ja mõnel pool on see vältimatu. Et paljud, ütleme ka riigid, keda meie peame töötoetus enda jaoks eeskujuks, on tegelikult teinud need paindlikkuse proovikivis juba läbi. Mõned kogemused on olnud nende jaoks väga halvad. Me näeme, et see tagasipööramine on keeruline. On Itaalia näiteid, Holland, Soome isegi siit lähedal Põhjamaa nulltunnilepingutega, et me püüame vältida, püüame seda tagasi hoida, me püüame vältida neid vigu, mida on võib-olla meie naaberriigid ja teised riigid teinud, et see on põhjus, miks me osaliselt eelistame kokkuleppida sektori tasemel selliseid erisusi, et kaitsta siis nendes teistes valdkonnas, teistes sektorites neid töötajaid, kellele sellised muudatused või selline paindlikkus võiks olla uus. Ja siin ütleme see vestlus, ma loodan, et me täna see päeva jooksul jõuame lähemale sellele arusaamale, et kuidas siis edasi liikuda, et kas me tahame muutusi seadusega, me tahame seda sektori levelil, või me tahame jätta asjad täiesti turu otsustada või nii-öelda vabale turule, kuidas sõlmida sektori lepinguid ja milline üldse on nende tuleviku läbirääkimiste selline fundament või alus. Aga see on minu poolt lühidalt kõik, kui on küsimusi. Ja aitäh selle ettekande eest. Ma küsiks, mulle tegelikult on palju küsimusi, aga ma ei hakka seda praegu ette sekkuma. Ma sain aru sellest ühest väitest, ma võib-olla äkki sa täpsustad, et mul ei kõlama väide, et Eesti praegu olukord piirab ametiühingu kuuluvust. Ütleme kollektiivläbirääkimisi, jah. Nende õigused ei ole täna võrdsed töötajatega. Sellepärast, et ma mõtlen selle peale, et ametiühingu sellepärast, et ma ei mõtle selle peale, et minu nagu ametiühingusse kuulumist ei saa piirata, küll aga just mõtleda kollektiivselt läbirääkimist. Teine küsimus oli see, et mis ta ettekandes ka püstitasid, oli juttu sellest paindlikust töösuhetes ja küsimus selle kohta, et mis me siis tahame, kas me siis jääme nagu lepingute peale, ka sektori tasemel sotsiaaldialoogi peale või läheme seaduse peale. Meil üks näide on olemas. Ma küsin, miks me näiteks selle jaekaubanduse lepingu praegu panime seadusesse, kui tegime hea tahte kokkuleppe, oleks muide selle lepingute alusel realiseerida, aga me seda praegu ei teinud, ikkagi panime ka tõsi küll ajutiselt seadusesse kirja, aga ikkagi näites ära see praegu väga seadus usku. On see nii? Need on need variandid, mis meil on. Et ma arvan, et tasub katsetada läbi erinevaid variante ja leida see kõige sobivam. Et see väljakutse ongi võib-olla täna see. Et kui me muudame seadust, kui me muudame näiteks töölepingu seadust, teeme parandusi, siis see kehtib kõigile. Seda me sageli näeme ohtlikuna, et kui ta on piiratud ära mingisuguse valdkonnaga, kui ta on väga valdkonna spetsiifiline või ütleme näiteks töötajate grupi spetsiifiline, miks mitte näiteks õpilaste töötamine, eks ju. Et siis on olukord nagu natukene teine, et milline see kõige parem, kõige õigem regulatsioon on. Mõni regulatsioon on ka võib-olla selline või mõni kokkulepe, mis ongi ajutist laadi,
et võib ju selguda, et tegelikult kumbki pool ei ole ei tööandjad ega töötajad sellest huvitatud, noh, siis peab olema ka mehhanism, kuidas see tagasi võtta võimalikult lihtsalt, et iga kord seadust muuta, ma arvan, et ei ole mõistlik, ütleme, noh, kui me paindlikkust sisse toome töösuhetesse, siis ka see meede võiks olla piisavalt õigesti valitud, et ka seal võib olla seda paindlikkust vaja.